nii, et ma saan nagu kõike iseendast väljendada. Mul on kõrval partner, kes on kogu aeg kohal, kui ma väljendan. Ja ma võin ka selliseid tugevaid emotsioone väljendada, mis mul on lapsena alla surutud. Ja ta on kohal ja ta kuulab, ta ei lähe mitte kunagi ära. Ta ei pane mitte kunagi ust kinni. Ja ta ütleb mulle alati, sa meeldib mulle veel rohkem. Ma hästi, vaata, sest et sina oled sina, vaata. Mida rohkem sa oled sina, seda rohkem seda meeldib. Me võime küll tahta välise maailma kaudu läheneda sellele, et soovin olla selle välise intiimne, aga tegelikult ju see läbi sinu sisemise intiimsuse saab see tekkida või selle mingi rahunemise või turvalisuse või kohalolu või mingi, vähemalt see, kuidas mina kogen seda, on midagi sellist, et ma tunnen, inglise keeles vist on see, et nagu feeling on nagu isegi parem nagu sõna, et ma nagu täiesti nagu luban endal seda kogeda, tunda, feeling selles endas, kes tunneb seda tunnet. Et mulle tundub, et sealt tekib minul hästi tugevasti see, et ükskõik mida ma feelin siis, aga siis ma saan hästi tugeva ühenduse ise. Kas sa oled lugenud raamatut nagu Maarja Magdalena käsikiri? Selle raamatu siis teine osa nii-öelda või see teine pool sellest raamatust on ju, kus seal on põhimõtteliselt ühe naise lugu, mis on nagu justkui kõikide naiste lugu samal ajal. Ja samal ajal kogesin, et võiks nagu selle loo lugemist võiks jätkata lõputult. Seal on tegelikult ka see mõte, et need lood saaksid nähtavaks. Et need naised saaksid nähtavaks koos kogu selle iluga, mis nende sees on. Ja aksepteerimine, see, et me tunnistame seda, mis on ju, ja läbi selle tegelikult saavad nemad nähtavaks, lood nähtavaks ja tegelikult tekib tohutu vabaduse ruum. Isegi see potentsiaal. Mul on viimasel ajal hästi palju seda kogemust, kus ma näen, et kui palju potentsiaali inimestes on. Kuidas see sealt välja saada? Tere imeline Karen. Tere Birgit. Meie 6. saade Ehedusest podcastist on kuidagi ootamatult ruttu kätte jõudnud ja hästi põnevil, sest Karen on päev otsa peaaegu vaikinud ja ma ei tea, mis sündimas on, mis siin meie ühisloomes sündimas on ja see on hästi põnev mulle. Ma arvan, et nagu ühest küljest alistume, teisest küljest nagu ennem kui me sinna läheme, laulab meile Birgit väikse häälestuse või loeb kõigepealt ja siis laulab. Just. Kuldajastul toimetavad pardid, kes laulavad ja kõnelevad. Ei saagi aru, kas laulavad ja kõnelevad üks ja sama. Ja kaupmees küsis, kõnele meile ostmisest ja müümisest. Ning tema vastas. Teile kannab maapind oma vilju ja teil ei pea mitte puudust olema, kui te vaid teate, kuidas täita oma pihud. Ainult maakingitusi vahetades leiate te külluse ja saate rahuldatud. Ometi viib see vahetus, kui see ei sünni armastuses ja lahkes õigluses, ühtede ahnuse ja teiste näljani. Kui teie, kes te künnate meresid ja põlde ning harite viinapuu aedu, turuplatsil kohtute kangrute ja pottseppade ja vürtspoodnikega, manage siis endi keskele ilmuma maavaim, kes pühitseks kaalusid ja arvestaks kaalupomme, millega loetakse väärtusi.
ning ärge taluge oma toimetustest nende osavõttu, kes viljatul käel müütavad oma sõnu teie töö vastu. Sellistele peate te ütlema. Tulge koos meiega põllule või minge koos meie vendadega merele ja heitke teiegi oma võrk, sest maa ja mere heldest küllusest jätkub teile nii samuti kui meilegi. Ning kui tulevad lauljad ja tantsijad ja flöödipuhujad, siis ostke ka nende ande, sest nemadki on viljade ja viiruki kogujad ja see, mida nendel on pakkuda, olgu või unede kujul, on kehakate ja toidus teie hingele. Ja enne kui lahkute turuplatsilt, vaadake, et keegi poleks minema läinud tühjade kätega, sest mitte enne ei uinu maavaim rahulikult tuules, kui teie seast vähima vajadused on rahuldatud. Nii särav ja kerge, mis sügav ja mahe on, rahunend veel. Ma tantsisin taevas ja tules tuikusin tumedal veel. Ah, kuidas villasin helge, jäin põlema kõik jälle. Ei sinuta poleks jõudnud siiani endasse, 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 endasse. Mind vaikuse kohil su silmista säratad elureed. Linnudest voolib endal taevamaa elutee. Ah, kuidas andusin võitlusse, kukkusin armastusse. Ja sinuga jõudsin taas tagasi endasse, 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 endasse.
Aitäh, Birgit. Tere, Karen. tere! Kuidas sa ennast praegu siin minu kõrval tunned? Tunnen, et mind väga puudutas see, mida Birgit luges ja see muusika puudutas ka, et selles oli nii palju ja see oli nii sügav. Selles oli kõike. Ja sinu silmad rääkisid sedasama, et see puudutas sind. Kui sageli sa lubad ennast puudutada elul? Ma arvan, et mul on praegu palju neid hetki, kus elu mind puudutab ja kuidagi järjest rohkem ja järjest sügavamalt. Mulle väga meeldib see. Mulle meeldib puudutus, selles on eriline ilu. Kui ma täna selle hõlsti selga panin, siis ma tundsin ennast hästi kuningannelikult. Ja see näeb nagu, seal on nagu korraga nii mitu naist sees minu jaoks nagu. Üks on ikka kuningannalik vaib, niisugune küps, tark naine. Ja samal ajal mingid niisugust keisrinna vaibi ja niisugust natuke seksikust ka. Et see, kuidas see kõik on sinu seljas, puudutamas su nahka. Et see kõik on nagu samal ajal hästi niisugune küps seksikus, mängulisus ja ma juba siin sissejuhatuses ütlesin ka, et sa oled olnud niimoodi vaikselt täna siin. Ja ma ei tunne sind üldse, ma ei tea sind üldse. Need kuidagi hästi, ma ei saa öelda, et põnevil, aga hästi ootuses, ma ütleks niimoodi. Et sind kogeda siin täna minuga vestluses. Mul ei ole millegagi võrrelda. Ja tead, ma olen põgusalt ühel korral varem sinuga kohtunud, aga sellel hetkel ruumis väga palju inimesi, keda ma jälgisin. Mis oli see tänane niisugune, mis on see sinu küsimus või see impulss või teema, mis kuidagi praegu läbi sinu tahab siia ruumi tulla? Millest sa tahad minuga rääkida? Tuli selline, isegi mitu teemat, et üks selline hästi sügava intiimsuse ja läheduse teema, et sügava läheduse teema iseendaga, et see kõneles täna, ma tundsin siin. Ja ka selline ühendamise teema, erinevate äärmuste ühendamine. Et kuidas eheduses kõike ühendada. Ma ise olen kogenud ennast sellise hästi tugevate äärmuste ühendajana. Ja siit nagu nii kaifin selle saate sündimist kogu aeg just sellepärast, et minu kõrval istuvad lihtsalt nii vägevad naised. Ja kuidagi koos nendega ma kogen seda nende ruumi ja samal ajal mina saan kogeda mingit ruumi, mida ma võib-olla ei ole varem kogenud ja sellepärast see vist on mulle ka nii meeldiv formaat teha, sest ma saan läbi selle küsimuse kuidagi hästi lähedale minna sellele inimesele või sellele ruumile. Ja hästi põnev sinuga seda väga-väga meeldib see teema, nagu see nii nagu see polaarsust või nagu need erinevate otsuste nagu kokkutoomine, kui ka see, no ma näen, et need on mõnes mõttes nii nagu ja seal sees on ka see intiimsus, sest et kuidagi nendest äärmustest me leiame enda ja see loob nagu intiimsuse ja mõnes mõttes nendes kuidas ma kohe nagu esmalt nagu näen seda ja siis mida kaugemale me lubame endal nagu minna nendes äärmustes, selle tugevam magnet on nagu kokku. Kuidagi hästi, hästi kõnekas. Kuidas sina seda teemat praegu niimoodi tajud, tunned, et vaatad? Alguses tuli mulle hästi ka see hinge ja keha ühendamise teema kuidagi. Ja see tuli niimoodi, et ma hästi sügavalt mõtlesin selle üle, et
mul on selline hingetunne, et ma panen kokku naiste hingelugusid ja 4 aastat tagasi mul see mõte tuli ja selle aasta alguses see tunne oli nii tugev, et ma hõikasin selle välja ja ma päris palju mõtlesin, et kuidas ma seda siis nagu esitlen või kuidas ma kutsun neid naisi oma lugu rääkima ja kuidagi tuli see keha kaudu. Ma panin sinna sellise foto, kus naised on seljaga alasti, üks naine olen mina ja see tõmbas hästi palju lahti. Ja mul oli hästi huvitav seda tagasisidet kogeda, et paljud olid ehmatanud ja kuidagi, et kuidas et see hing peaks midagi nii ilusat olema ja midagi sellist suurt ja kuidas see alasti keha seal on nüüd laiutab. Ja siis mul tuli see nagu nii sügav tunne, et hing ja keha on koos, et hing ja keha peavad saama olema koos. See keha on see, kelle sees see hing ju on, et keha on see, kes kõik mateeriasse paneb selle. Jah, hästi resoneerun, hästi kuidagi näen siin praegu nagu, see on nagu nii mõnus teema, milles kümelda, milles uurida. Hästi põnev. Ma tegelikult seda sinu üleskutset nägin, ma ei teadnud sust mitte midagi, ma nägin seda tegelikult, siis ma mõtlesin, et no mul ei oleks, ma ei tea, mis lugu ma jagaks, et ma ei tea, et kui mina oleks see, et kas mul on mingit lugu jagada. Ja nüüd, kusjuures ennem seda, kui sa mulle kirjutasid, et sa tuled saatesse, ma märkasin uuesti sinu postitust, siis ma mõtlesin ja ma mäletan nii hästi, et ma istusin seal oma vanemate kodu nagu õue peal. Ja siis ma mõtlesin, et issand, kui äge, nagu minu jaoks on äge see, et keegi soovib niivõrd intiimse, niivõrd sügava loo tuua. Sellepärast, et ma käisin novembrikuus, kui ma Maltal olin, siis minuga koos oli Marianne Sentsenkova, ma ei tea, kuidas teda peaks ütlema, aga naeltel seisu sessiooni ma tegin mitte Malta saarel, vaid Kooso saarel koos temaga. Ja ma olen ka varasemalt kogenud seda, kuidas ma läbi oma selle olemuse, ma kogen väga paljusid erinevaid naisi. Seal naeltel seisu sessioonil ma siis kogesin, kuna Kooso saar on ka veel naisenergia saar, siis see tuli nagu, ma vaatasin lihtsalt Mariannele otsa ja ma nägin ainult lihtsalt nagu tuhandete naiste näod lihtsalt jooksid koos tunnetega minu nagu eest läbi. Ma lihtsalt vaatasin seda, appi, mida nagu naised kogevad ühest küljest ja teisest küljest tahaks küsida, et miks nad nagu ainult valu alles jätavad, et selles on nagu tohutult suur gamma, aga nad nagu jäävad kinni valusse. Ja see valu justkui jääb saatma ja siis me nagu ei luba muul kogeda ennast. Ja siis, kui ma nägin seda sinu postitust, siis ma kogesin midagi taolist, et sa justkui oled kokku panemas seda 1000-näolist naist. Justkui. Aga kõigi nende see südame keha tee on nagu erinev. Sest hingetee on erinev, on ju. Ja samas ometigi mina olen valinud selle kehasõiduks ja sina oled selle kehasõiduks valinud, et me kõik valime täiesti erineva koha pealt, on ju. Jah, et ma tunnen ka, et see ilupuudutus, et nendes lugudes kõigis on see ilupuudutus ja see ilupuudutus on see, mis nagu neid teisi naisi ka puudutab. Ja kas sa oled lugenud raamatut nagu Maarja Magdalena käsikiri? Olen. Et selle raamatu siis teine osa nii-öelda või see teine pool sellest raamatust on ju, kus seal on põhimõtteliselt ühe naise lugu, mis on nagu justkui kõikide naiste lugu samal ajal. Ja samal ajal kogesin, et
võiks nagu selle loo lugemist võiks jätkata lõputult. ja seal on tegelikult ka see mõte, et need lood saaksid nähtavaks, et nad naised saaksid nähtavaks koos kogu selle iluga, mis nende sees on. Ja aktsepteerimine, see, et me tunnistame seda, mis on ju, ja läbi selle tegelikult saavad nemad nähtavaks, lood nähtavaks ja tegelikult tekib tohutu vabaduse ruum. Ja isegi see potentsiaal, mul on viimasel ajal hästi palju seda kogemust, kus ma näen, et kui palju potentsiaali inimestes on. Ja et kuidas see sealt välja saada või et kuidas saada niimoodi, et naiste käest isegi küsitaks neid lugusid, et pandaks rääkima neid lugusid, et me isegi küsime vähe, et ma olin Hispaanias just ja siis meil oli juhtus kuidagi niimoodi, et need lood hakkasid ise tulema inimeste sees, see oli nagu nii palju kihte, mis seal nähtavaks sai, see oli nii ilus see potentsiaal, et vaatad nagu ühte külge ja siis näed, et seal on veel 100 muud tahku, mis sealt hakkab kooruma ja kui ilus see on see, kui see sealt koorub välja ja koorub sealt hingest välja, kui ilus see hing on. Ja mina ise mõtlen, kuidas ma seda, mulle läbi lugude ühest küljest me saame alati ju luua, selle nagu, et see on nii põnev paradoks nagu kuidagi, või kuidas sina seda näed, aga mina näen seda niimoodi, ühest küljest me armastame lugusid, nad on teinekord lihtsalt, seal on nii palju õppimist, seal on nii palju armastust tavaliselt sees, seal on nii palju, keegi märkab, keegi kogeb midagi, seal on hästi palju seda poolt sees. Ja teisest küljest, kuidas mõnikord needsamad lood keelavad, nagu ei luba meil kogeda seda edasist elu. Seesama, et me justkui selles loos kogeme kõike, siis me armastame seda lugu, siis me jäämegi seda lugu nagu hoidma. Ja järgmine pool on nagu see, et me ei taha lubada neid järgmisi lugusid ellu. Et see on nii huvitav, et kuidas võiks elada veel. Ja mina näen ka kahte külge, et nendesse lugudesse ei saa nagu kinni jääda. Mõnikord see lugu, see valus lugu tundub kuidagi väga nagu tähtis. Et lugudesse võib kinni jääda. Ja. Aga samas lugude kaudu saab nii palju nähtavaks, et seal on nii palju, et lugudes alati on midagi nagu täiesti universaalset, et kui keegi räägib, siis me kõik mõistame. Samas on ka midagi väga ainulaadset alati. Ja siin tulevadki need sümbolite keel või võtta see keele, et meil on siin ka ju see salvestuspäeva jooksul neid erinevaid vestluseid, erinevaid sõnumeid, mida inimesed siis ka ju toovad ruumi ja siis, et kuidas ja ega siis ka ju, kui me mõtleme Jungi peale, kes on arhetüüpse niisuguse kontseptsiooni, ütleme siis nagu nähtavale toonud või seda tugevamalt uurinud ja tegelikult ka neid erinevaid arhetüüpe justkui nagu ära defineerinud ja samal ajal ka selgitanud, miks inimesed neid armastavad ja miks me läbi lugude tegelikult, miks need lood ju mõjuvad nii, et kuidas see mingi väike sümbol tähendab nii paljut ja kuidas ta hakkab nagu looma nii paljude inimeste jaoks nii paljut. Et kui ma ütlen igale ühele, ütlen sulle lill, siis sa saad aru, mis on lill, on ju, sul tekib pilt, loomulikult sinul tekib oma pilt oma mineviku põhjal, minul oma pilt, on ju, mõlemal võib-olla see, mis on veel, ma ei tea, kogetud, kui me oleme näinud siin mõlemad sama lille, vahetult enne on ju, et võib-olla meil tekib sama lill. Aga iseenesest meil on võimalik nii pisikeste sõnade taha panna kogu elu. Ja kui inimene hakkab seda enda hingelugu rääkima, ma kujutan, et sina ilmselt oled juba mõnda lugu lugenud, mis sul on tulnud, on ju, et seal ei räägi enam ka ainult see lugu, vaid räägib see mingi hinge essents.
et siis, kui see inimene paneb seda lugu kirja ja kui ta on sellega kontaktis, siis seal hakkab rääkima ka mingi essents veel, mis võib-olla muidu ei ole nähtaval või mis on nagu, mis peab küsima, et kes ta on. Ja see on hästi huvitav, et see ehedus, mul ei ole neid lugusid palju, aga mida ma olen lugenud, kuidas see ehedus tuleb erineval moel välja. See on nii põnev mulle lugeda. Kuidas sa täna, kas või siin päeva jooksul, siin on niisugust mängulist ruumi, olemise ruumi, istumise, kuulamise ruumi. Ma kuidagi just eelmist saadet salvestades kogesin nii tugevalt seda, et kuidas Karin Kail näiteks tema viis kas või nagu väljendada või tuua välja midagi, mis on oluline. Et see jooksis kuidagi nii ilusti ruumis nähtavale. Ja tegelikult on igal ühel see nii. Et minul on kindlasti oma viis, sinul on oma viis, aga kas me lubame sellel nagu, et mõnikord me hakkame tegema teiste viisi ja mina ise küll kogen seda, et sageli, kui ma olen just vahetult ennem kuulnud või kuulanud kedagi, kes mind väga inspireerib või teeb, siis mul tekib korraks see oota, kuidas mina peaksin enda loo nagu kirja panema või. Minul on tavaliselt kuidagi nii, et ma sõnade kaudu hakkan nagu rääkima ja sõnad nagu loovad ja siis mul hakkab sõnade kaudu nagu tulema kuidagi, et ma hakkan püüdma. Et ma näen, et väljas on ja siis sealt väljast saavad sõnadeks. Kuidagi ma hakkan kuduma nagu sõnu ja sõnade kaudu lõpuks ta kuidagi nagu sealt kuskilt kokku. Kui sa alguses ütlesid, et kui me mõtlesime selle küsimuse peale, et sa ütlesid intiimsus, siis kuidas sa siin näed nendes seda nii intiimsuse kohta? Ehk siis nagu mõnes mõttes ma küsin praegu seda, et mis on see sinu niisugune, et miks sinu jaoks see intiimsuse koht praegu oluline on? Intiimsus aitab luua minu jaoks nagu sügavamat ühendust ja ma kogu aeg elus olen nagu kaevanud selle, ma olen tahtnud hästi sügavaid ühendusi luua, ma tunnen, et partneriga, nende naistega, kes mu ümber on. Mul on nagu mingi sügav vajadus luua sügavat ühendust ja ilma selle intiimsuseta midagi ei saa. Et kuidas jõuda nii-öelda lähedale, ja kuidas sa just, me võime küll tahta välise maailma kaudu läheneda sellele, et soovin olla selle välisega intiimne, aga tegelikult ju see on selle läbi sinu sisemise intiimsuse saab see tekkida või selle mingi rahunemise või turvalisuse või kohalolu või mingi, vähemalt see, kuidas mina kogen seda, on midagi sellist, et ma tunnen inglise keeles vist on see, et nagu feeling on nagu isegi parem nagu sõna, et ma nagu täiesti nagu luban endal seda kogeda, tunda, ma feelin selles endas, kes tunneb seda tunnet. Et mulle tundub, et sealt tekib minul hästi tugevasti see, et ükskõik mida ma feelin siis, aga siis ma saan hästi tugeva ühenduse iseenda, emotsiooniga, tundega, samal ajal iseendaga, sest et mulle tundub, et ei ole võimalik tegelikult emotsioone väljaspool ennast kogeda, või tundeid kogeda. Ka mingid nagu järgmist mingid, see ei saa toimuda endast väljas. See on ainult nagu enda sees, aga kuidas seda, kuidas sinna jõuda? Kuidas sina sinna jõuad? Iseenda nagu selle kogemuse baasil, kuigi iseenda tunnete baasil. Mul on selles mõttes nagu väga huvitav elu olnud, et mul on elu pakkunud võimalusi kogeda hästi palju erinevat ja kogeda hästi sügavalt läbi need tunded hästi koos selle erinevaga.
et ma tunnen, et ma olen selle kaudu. et kuna sa oled nii palju tundeid justkui, sa oled nii palju lubanud endal tunda, et see võimaldab sul tegelikult nüüd olla ka endaga nii palju paremas kontaktis. Jah, et endaga intiimne ja see võimaldab luua seda sügavat intiimsust partneriga. Mul on see partneriga ka on hästi tore see intiimsuse ja sügavuse loomine olnud. Ja ma olen seda ju näinud korraks teid niimoodi kõrvalt, on ju. Et siis hästi tugevat ühendust seal teie vahel tundsin tõesti või märkasin, et ma üldiselt märkan selliseid paare väga hästi, kellel on sellega hästi. Nad paistavad silma ühest küljest, aga tegelikult seal on nagu midagi sellist, mida mina ju ise ka pidevalt otsin. Ma usun, et igaüks otsib endal niisugust kogemust, et ta saaks päriselt. Aga kui sina, ma saan aru, et me nii mõnusasti nagu tiirutame millegi ümber, mis praegu tahab siia. Tahab tulla meie mõlema kaudu. Ma tundsin, et see intiimsus on meie mõlema teema ja me saame kaevata seda. Ja see on nii huvitav, et ruum meie ümber hakkab hästi elama. Ja ma nimelt nagu praegu tahan seda ruumi kasutada siin. Et see on nii huvitav, et intiimsuse teema, intiimsusest rääkimine teeb ruumi hästi nagu hoopis liikuvaks. Hästi liikuvaks või nagu hästi põnev kogeda seda. Hästi põnev, et mul on praegu, mul on nagu hästi põnev kogemus suhtes, et ma olen kasvanud suhete kaudu ja mul on need nii, et ma saan nagu kõike iseendast väljendada. Mul on kõrval partner, kes on kogu aeg kohal, kui ma väljendan. Ja ma võin ka selliseid tugevaid emotsioone väljendada, mis mul on lapsena olnud alla surutud ja ta on kohal ja ta kuulab, ta ei lähe mitte kunagi ära, ta ei pane mitte kunagi ust kinni. Ja ta ütleb mulle alati, see meeldib mulle veel rohkem. Ma hästi, vaata, sest et sina oled sina, vaata. Mida rohkem sa oled sina, seda rohkem see talle meeldib. Ja samas mina kogesin just selle uue suhte kontekstis seda, et kui mul eelmine partner oli selline, kes ei läinud ära, sest ta kartis ära minna. Ta teenindas ka väga tugevalt minu varju sellel hetkel. Mõnikord oli see nagu hästi puhtast kohast, aga ma tean, et seal oli ka minu enda varju käitumises. Ja kui minu praegune partner otsustas, tema käitumismuster on lihtsalt selline. Kui tuleb tugev emotsioon või minul tuleb, siis ta soovib säilitada, et meil säiliks austus, ma ütleks nii, et meil säiliks austus, siis on justkui vaja, et ei ole vaja kõike ruumi tuua, justkui selle emotsiooni pealt, aga kõike saab jagada. Ja ma ei tea, kuidas teie dünaamikas teil toimib, aga peale seda, mil tema tõi mingi niisuguse kultuuri suhtesse, kui ma olen nii-öelda endast väljas, et siis sellel hetkel on parem olla nagu vait, kuigi see esimestel kordadel oli minule väga-väga ebamugav, sest et see kohe tõi mingi tõrjutuse haava minu enda jaoks hästi nähtavale. Aga kuna sellega koos käis kaasas mingi selline koht, et me olime eelnevalt rääkinud, et see vaikimine või see protsess ei ole see koht, kus minnakse, ma ei tea, lahku või keegi jätab kedagi maha või ei tule enam tagasi või mingid, ehk siis, et
see, et üks pool vajab aega selleks, et endas aru saada, mis temas toimub, ei tähenda seda, et asjad on halvasti, mis oli minu hästi tugev nagu hirm või kui keegi oli vait, siis ma mõtlesin, no nüüd mina olen nagu väga halva tüdrukuna käitunud ja nüüd on pekkis. Ja siis, kui on nagu emotsioon, nagu esimene niisugune tugev emotsioon ära tuntud, siis tuleb selline, kuidas ma ütlen, siis on see sulamise koht, et kui me Karin Käigiga rääkisime sellest, et naine saab sulada, siis minu jaoks toimub see sulamise koht just sellepärast, et mees, ma olen varasemalt kogenud ka seda, et mees püüab olla nii väga mees ja jääda selles olukorras olema kõrval. Aga kuna tema endal läheb ka aktiivseks midagi, siis ta ei saa sellel hetkel kohal olla ja siis tekib sellest rohkem kahju kui kasu. Ja samas kui mees, et kui trigerdun mina ja mehel midagi ei juhtu, siis tal ei ole mingit probleemi olla, on ju, seal kohal. Ma ei tea, kuidas sa ise tajud, kui palju sinu partner on endaga teinud tööd, et selleks, et hoida ruumi naisele, selleks mees peab olema väga ka enda. Ma arvan küll, et on päris palju teinud endaga tööd. Sest et muidu ikka niisugusele hoomamatule ookeanile ruumi hoida siis, kui sa oled ise lappav, siis sa oled ise naine. Ja eriti ilus on, kui siis mees hoiab, et kui see lihtsalt hoiab kaisus, kui naine nutab või lappab, siis see on ka kõige ilusam kogemus. Ja, see on midagi, seal ongi minu jaoks kõige ilusam on see siis, ma lihtsalt annan praegu silte, aga minu jaoks kõige ilusam on see siis, kui see naine lubab endal olla selle emotsiooniga, ta on enda sees sellega kontaktis, ta ei pea mehele näitama, kui halb tal on või kui kurb ta on või kui ohver ta on või kui laps ta on, et naine ei tee seda manipulatsiooni koha pealt, vaid teeb seda nagu sellepärast, et ta on ehedalt, tunneb seda tunnet, on ju. Ja võt siis vist toimibki see kõige paremini see, et naine saab olla naine ja mees näeb naises. Naine hakkab meest avama. Ma olen ise kogenud, kuidas ma olen nagu selle mehe tundemaailma nagu avardanud või avanud mehe tundemaailma. Oma tunnetega, mida ta on saanud hoida. Jaa. Eks see käibki nii, et tema hoiab justkui tegelikult iseenda sisemisele naisele ruumi ja siis tema saab iseenda sees kontakti kõikide nende osadega, kes on vajanud hoidmist siis, kui tema oli võib-olla väike poiss, on ju. Ja minu jaoks see on üliäge olnud. See, mis ma ka lihtsalt on nii äge. Ma ei tea, võib-olla minu elus lihtsalt on niisugused mehed, aga minu elu jooksul päriselt ma ei tea meest, kes minu ruumis ei avaneks ja nad kõik tulevad sisse jutuga, et nad on vait, nad ei jaga, mitte keegi ei tea, et nad võiksid niimoodi rääkida. Ehk siis, aga ma saangi aru, et selleks, et tema saaks ennast näidata, pean mina ennast näitama. Aga samal ajal pean mina tahtma ennast näha ja hoidma. Ja ma mäletan väga hästi seda kohta, kus ma käisin, mul oli niisugune periood, kus ma käisin teraapias hästi intensiivselt, kehapsühhoteraapias. Ja ma mäletan seda kohta, kus me terapeudiga jõudsime selle kohani, et tegelikult selleks, et ma saaksin nagu suhtes kogeda järgmise tasandi intiimsust, on mul tegelikult vaja lubada endal kõigepealt hoida enda sisemist tüdrukut ja sellest saab minu naine ruumi, sest et mul käib niimoodi, et kõigepealt minu sisemine laps peab olema hoitud, ehk siis ka, kui me mõtleme seksuaalsuse mõttes, mulle väga-väga, minu jaoks on vajalik, et kõigepealt on see hoidmine, lähedus, kontakt. Siis minu nagu see laps saab nagu hoitud ära, siis see laps jookseb minema
ja alles siis mul tavaliselt järgneb see etapp, kus minu mees tahab meest natukene nagu nii-öelda siis alistada või kuidagi. Tegelikult minu naine vajab, et minu sisemine mees näitaks ennast. Ehk see on võimalus, kus mina saan mehele pakkuda mingil määral, kas hoitust, tähelepanu, naudingut, mida iganes, kus minu sisemine mees nagu seda pakub. Ja peale seda see käib lihtsalt minu puhul niimoodi, siis peale seda minu naine on kõige viimane, nagu kes siis saaks nagu hakata alistuma ja rokkima ja minema kuhugi. Ja see on nagu mingi selline koht, kus ma ühes suhtes, siis me teraapias jõudsime sellesse kohta, et ma võiksin lasta toetada oma partneril enda hoidmist. Ja ma tegin selle, aga see peab käima alati ennem hoian ennast ja siis ma saan paluda partneril ennast hoida, et siis võimendada seda hoitust. Aga mis toonases suhtes läks käima? Oli see, et mehe sisemine laps läks errorisse. Tema sisemine laps tundis niisugust ebaõiglust ja konkurentsi. Ta ei olnud nõus. Siis me põhimõtteliselt mitu kuud kaklesime. Me lõpuks läksime ka laiali, sest et ta ei saanud minuga kogeda seda. Tema ootas tegelikult seda, et mina oleksin talle ema, kes hoiaks seda pisikest poissi. Mina ootasin, et tema oleks isa, kes hoiaks minu pisikest tüdrukut. Ja siis me ei jõudnud oma seksuaalse, nagu me jõudsime üle harva selle seksuaalse intiimse läheduseni, sest et emb-kumb nagu siis pidi nagu sealt ära minema. Ja see nagu suhe õpetas mulle kõige rohkem seda, et mina esimesena pean võtma enda eest hoidmise, ka enda sisemise naise eest hoidmise ja ka oma sisemise naise avamise eest on minul vastutus, mitte sellel mehel, aga mees võib olla see, kes toetab mind, kes võimendab mind ja tegelikult seda, mida ma elus olen näinud, nii kui ma hoian ennast, siis tuleb terve kari, kes tahab hoida. Vaata, sest ma näitan sellele energiale, et minust käib väljapoolt sissepoole ja järelikult nad tulevad, sest mina juba esimesena lähen hoian. Et mina hoian esimesest, terve küla kuhidu tahab mind hoida. Aga tavaliselt, mis me teeme, me oleme õpetatud justkui, et keegi mind ei hoia, vaata nagu väikeste lastega on, et mitte keegi ei pööra mulle tähelepanu, mitte keegi ei hoia mind ja siis ma arvan, et ma olen üksi, aga täiskasvanu teinik ei ole enam üksi. Ja siis me kompenseerime veel sellega, et läheme teise eest hoolitsema ja kõike tegema. Ja, sest et äkki siis, kui ma teen seda ilusasti, siis äkki mulle pakutakse seda vastu. Me oleme ka alateadliku partnertehingut tegelikult tegema, või siis mida me oleme näinud. Et vaata, et kui inimene teeb teisele nii, siis see teine teeb ja siis me saame ka seksuaalsuse mõttes nagu minna sinna ja intiimsuse mõttes mõlemad pidi. Siis me jõuame nagu selle... minul käib see küll kindlasti etapilisena. See ei ole niimoodi, et hüppad sisse ja nüüd et ei ole nagu seksuaalses mõttes, aga intiimsuse mõttes seda, et ma nüüd saaksin iga päev nagu, et avatus on, aga seda intiimsust nagu iga päev ei tule sellisel tasandil, kuigi ma näen, et mina olen küll suhtes pühenduja just nagu fookusega intiimsusele. Ma võin öelda, et ma lihtsalt kaifin seda kvaliteeti ja sügavust. Tundub, et sina ka... Mina kaifin ka väga. Ma kaifin seda sügavust, aga ma kaifin keha ka tegelikult väga tõesti. Seda keha ja keha naudingut ka, et mõlemat. Mis on olnud sinu jaoks need sinu nagu võtmed, siis ma küsin nii. Või sul on olnud see nagu loomulikult väikesest peale ja nii noorest peale, et sul on kontakt kehaga, intiimsusega või on olnud ka sul mingid niisugused kohad, kus sa oled, millest on vaja sul läbi tulla? On ikka olnud, et nooremana oli, ma arvan, 30. eluaastast peale hakkas selline nagu hästi kiire. Siis ma sain aru, et tegelikult mul on selline keha, mis on jube hea keha. Ei teadnud varem seda. Et siis see kuidagi avanes, et tegelikult
et ja sealt edasi oli kõik hästi lihtne. Kuidagi see, et me ei tunne iseennast üldse nagu ka see, et ma arvan, et mul see keha juba nagu oligi ikka tegelikult selline. Aga siis ma sain nagu päriselt aru, et vau, et et mul ongi see, et see energeetiline orgasm, et see nagu ongi väga lihtne. Jah, seda võib teoreetiliselt siinsamas koha peal ka endale tekitada. Selleks ei ole isegi meest vaja. Aga loomulikult mehe ruumis saab seda nagu võimendatult kogeda. Et minu jaoks on see, kõik need teemad, aga need lähevad minu jaoks alati läbi südame. Et seal et mõlemad pooled peavad ikkagi hakkama avanema, sest üksi saab mingi maani minna. Ja üksi kehaga ei saa minna. Et see süda või see peab avanema enne, et siis saab keha nagu kaasa võtta. Ja ega nagu öeldakse, et ega naist, et kui sa tahad, et ta jalad laiali jääks, et enne tuleb ikka süda laiali jääda, vaata, et ei ole seda, et sa nagu alustad nagu jõuga kangutamisest, on ju, ja siis loodad, et sa saad tal südame kätte nagu. et see lihtsalt, ei käi niimoodi ja kui palju nagu, et vahel ma nagu tahaksin, et inimesed lihtsalt teaksid, et mis on võimalik. Aga see on nii huvitav, et kui me tahame lihtsalt sõnadega nagu öelda, siis see nagu ei jõua ju sinna kohale selle koha pealt. Aga see tuleb energiaga, et kui see on kehas olema, ma arvan, me kõik oleme kogenud, et me anname edasi lihtsalt. Ja teised võtavad vastu. Ja ongi, kehad on ühes ruumis, nad suhtlevad, nad vahetavad infot ja sellepärast mulle meeldib kas või selle podcasti formaadi mõttes. Mulle meeldib kas või seesama, et inimesed on siin ühes ruumis koos. Me ei pea nagu isegi rääkima omavahel, aga siin on see lõdvestumine, chillimine ja testimine ja proovimine ja kõik asjad koos või siis üldse mitte midagi tegemine. Aga see on meie kehad omavahel suhtlevad ju terve selle aja ja loovad üksteisele ruume, piltlikult öeldes. Et loovad selle ruumi ja siis loovad tolle ruumi ja siis nagu tekib nagu ruumi minna nendesse ruumidesse, kus saab midagi avaneda. Hästi huvitav, sinu ruumis lähevad käed aktiivseks mul. et see on hästi huvitav kogeda. Mida sa tõid ka koos selle intiimsusega polaarsuste teema? Mis on, kas sulle meeldib kogeda mõlemaid polaarsuse otsi või on sul üks pool, ma ei tea, on see naiselikkus ja naismeesenergia või võtame seal, ma ei tea, usaldus või kontroll. Kas sa oled pigem seda tüüpi, kes läheb nagu kuidagi on ühetaolised ühed otsad või on mõlemad otsad, mis sind nagu kõnetuvad? Mind kõnetuvad kindlasti mõlemad otsad. Ja ma olen ka erinevates suhetes, ma olen erinevates rollides olnud. Et jah, hästi huvitav. Nüüd ma arendan just seda iseseisvuse ja enda telje teemat ja praegu selles ja seda mehelikku aspekti nagu rohkem praeguses suhtes. Praegu on. Et mind kindlasti kõnetavad mõlemad hästi. Ja mul on hästi põnev, et ma elus ka olen, et ma olen töötanud hästi pikalt koos meestega, siis ma hakkasin tegema naiste ringe, siis ma olin nagu naiste. Ja tasakaalu looma iseenda sisse ja mina näen ka seda ja samal ajal see on nii huvitav, et kui ma naiste ringi loon, siis ma üsna sageli loon seda põhjusel, et mulle väga-väga meeldib esiteks naistele ruumi luua. Mulle väga meeldib see minu sisemise mehe võime seda turvatunnet luua, näha ette mingeid asju luua nagu see raam. Aga seal sees ma saan ise kogeda seda naistega kontakti, neid vestluseid, seda avardumist, seda mängu.
naiste omavahelist seksuaalsust, flirti, mis on nii palju peenematel tasanditel, kui ehk võib-olla siis, kui on nagu mees ja naine ruumis teinekord, aga lihtsalt sa näed, kuidas ja see on nii huvitav. Kui ma käisin koolis ja meile õpetati siis, et grupi mingid need konfliktifaasid, et kuidas sa lähed, et kuidas kindlasti mingid asjad gruppides peavad toimuma ja grupid peavad jõudma kuhugi, siis see on nii põnev kogemus minul juba mitmete gruppidega järjest, kuidas mina ei tea, kas see on nagu nii nähtamatu või nii pisikesel määral aga konfliktifaasi kui sellist nagu et kui on piisavalt palju teadlikke inimesi, kes on kontaktis iseendaga, kes vaatavad alati iseendasse, siis ei teki konfliktifaasi kui sellist, kus keegi läheks kellelegi kätega kallale. No lihtsalt ei teki, vaid vastupidi, tekib hoopis mingi täitsa teistsugune intiimsus, mingi lähedus, isegi kui mingite võõraste inimeste vahel, kes omavahel üksteist ei tunne, aga nad lihtsalt vaatavad üksteisele silma ja vaatavad, et aitäh, et sa oled siin, sa lihtsalt nagu praegu ongi õige, et sa siin seisad minu ees, on ju. Ja ei olegi vaja nagu mingit suurt voodoo'd ja hullu jutustamist, aga lihtsalt see kogemus kuidagi toob hästi lähedale. Mulle meeldib ka niimoodi mõelda, et mulle meeldivad hästi erinevad inimesed tõesti, et erinevate inimeste kaudu erinevaid inimesi vaadata ja erinevaid inimesi kogeda ja vastu võtta iseendasse. Kuidas nendele erinevatele luua seda ruumi nii, et kõik tunnevad, et neil on ruumi olla, kui kõik on erinevad, kõik mahuvad ära sinna ruumi. Ja tegelikult lõputult mahub. Lõputult mahub. Ja see on nagu nii rikastav, kuidas see erinevuste intiimsus hakkab. Me olime seal Hispaanias, Andaluusias, nüüd meil oli tangobaar ja kui see tango saatis meid nii võimsalt, see mees ja naise järgi mingi pidev tants oli nagu ülipõnev ja milline selline intiimsus seal kogu selle kaudu tekkis. Sügav. Ja see on nii põnev, nagu alati tulevad nagu ruumi mingid nagu niisugused etturid või mingid nagu ankrud, kes kuidagi selle ruumi nagu sel korral nagu või niimoodi nagu üles keerutavad, kes nagu tulevad või mõnikord on tunne, et ruum on nende pärast loodud, aga mõnikord on, et nemad on ruumi pärast loodud. Ja kõik need, kes on sinna sattunud, on täpselt need õiged nupud seal õigel kohal, et see saaks nii luua, et see ülisügav intiimsus saaks tekkida, et kõik saaksid kogeda vastu võtta ja see on lihtsalt nii ilus. Mulle väga meeldib. Kui sina saaksid öelda kõikidele naistele Eestis midagi intiimsuse kohta, siis mis see oleks enda kogemuse põhjal, et mis on see, vaata, et ma saan aru, et sa oled lihtsalt teadlikult sellesse vaadanud ja vaadelnud seda endas, aga väga paljud ei ole. Väga paljud ei julge, ei tea, kuidas seda teha. Või on häbi. Sest et kui intiimsust ei ole nagu välisega, siis ei ole ka julgust selle sisemisega sellisel määral luua, sest see on kuidagi kuhugi ära peidetud, ära lükatud, mitte aktsepteeritud, on ju. Et mis sina ütleksid inimestele, kes nagu ei ole lihtsalt selle peale võib-olla üldse mõelnudki, siis mulle tundub, et see on mingi mega aretelaigas tegelikult, kui me hakkame seda avama. Vähemalt see, mis mina kogenud olen. See intiimsus on nii ilus ja see avab ja mida sügavale minna, seda rohkem see hakkab avama ja seda rohkem tekib neid ühendusi. Mulle tohutult meeldib, kuidas neid nagu nii põnevaid ühendusi tekib ellu inimeste vahele. Ja mul on millegipärast tahab tulla üks mõte, et selle aasta alguses ma kuidagi kogesin seda, lihtsalt mingis naisteringis olin ja võtsin kaardi ja ma võtsin sellise kaardi, kus väike tüdruk hoiab vana tarka naist ja mingi see mega teadmine või tunne tuli selle kaudu, kuidas
see lapselikkus, see lapsemeelsus, see saab seda tohutut tarkust ja seda, mis naisesse on, seda vana tarka naist, et kuidas need omavahel mängivad. ja Et kui leida üles ka see, et see intiimsus avab ka selle lapsemeelsuse või selle lapselikkuse, selle tohutu eheduse ja kui sinna juurde see vana tark naine tuleb, et siis see on nii ilus pilt tuli kohe silmade ette, et kuidas ma olen viimasel ajal nii palju naeru kogenud. Ma ei olnud nagu, ma ei tea, 3 või 4 aastat vist niimoodi polnudki naernud ja nagu rõõmu tundnud, just lapselikku rõõmu. Ma täitsa ise ehmatasin selle peale ära, et ma nagu nii südamest ei olnud nii ammu nagu naernud ja lustinud. Minu praegune partner hästi tugevalt aktiveerib seda. Ja siis ma mõtlesin selle peale ja samal ajal ta väga tugevalt aktiveerib seda vana tarka naist ka minus. Ja siis ma olen kogu aeg mõelnud, et nii huvitav, et need mõnes mõttes need käivadki nagu koos. Et ma olen selle peale just sellepärast mõelnud. Kui ma olin väike laps, siis ühel hetkel ma tahtsin olla jubedalt täiskasvanu ja mulle anti selleks võimalus. Ma küsisin ja mulle anti ka, sain olla vanem õde, kes hoolitses ja ma automaatselt võtsin selle koha, kus ma väiksemad mängivad, teised on, mina olen tähtis tark täiskasvanu. Aga ma võtsin seda endalt nii palju rõõmu ära. Ma ei lubanud endal olla laps. Ma ei lubanud endal kogeda lapseks olemist kui sellist, mis on mingi kõige vabam tunne eales, kõige autentsem kogemus üldse. Ja siis ma saan aru, ja siis me kogeme nagu mingi niisugust täiskasvanu iga nagu. Ennem kui me sinna eakate ikka vist saabume. Ja ma saan aru, et mõnes mõttes on see nagu kõige tuimem aeg, kus meil on kohustused ja kõik asjad, oleneb, kuidas me seda elame loomulikult. Ja siis me mingil hetkel me jõuame mingisse vanusesse, kus me saame aru, et issand jumal, ainult iseendale elame ja tunne rõõmu palju kulub ja rõõmustu palju kulu ja siis ja samal ajal on sinus see tarkus ka ja samal ajal sa oled veel avatud selle pisikese lapse tarkusele. Ja lihtsalt nagu täna hommikul ka siia sõites nagu mingi niisugune olukord, mu emal on ta sünnipäev ja siis ema on Hiiumaal ja siis ma mõtlesime, et laulame siis emale. Tegime siis lauluvideo, autoga sõidame Tartusse, siis teeme video vanaemale. Laulame kõik koos, talle palju õnne ja siis kõige väiksem ei laula. Varasemalt oleks mu kontrolliva emana äkki. Teeme siis 5. video kas või vajadusel, et laps hakkaks laulma ja teeme nii, nagu mina tahan ja vanasti ma oleks seda teinud. Ma ütlesin, et okei, ta ei taha öelda. Ja siis ta ütleb nagu lihtsalt, et ma küsin, kas sa tahad vanemale lihtsalt siis midagi öelda. Siis ta ütleb, kass. Ja siis ma mõtlen, mis kass. Panen video kinni. Tead, emme tead, kass laulab. Ja siis ma lihtsalt lubasin sellele kassil siis sinna tulla ja siis ta pani täpselt laulis oma mjau keeles siis seda sama sünnipäeva laulu. Ta tahtis oma viisil seda teha, väljendada seda. Ja siis ma mõtlesin, et kas päriselt ma pean olema 17 aastat nagu ema rollis nii-öelda, et ma saaksin sellise kerguse ja lihtsusega alistuda absoluutselt igasugusesse oma laste mängu ja näha, kui suured õpetajad nad on. Nad on teinekord suuremad nii intiimsuse mõttes. Palun mulle jalamassaaži õhtul umbes. Ma ei saa enne magama minna, vaata, et kuidas nad julgevad seda kontakti luua. Tulevad kaissu. Neil on jumala ükskõik, on see keha paljas või mitte. On see kui lähedale ta tuleb või mitte. Kas ta teeb musi või kalli. Ja siis, kuidas võib õhtul öelda 100 korda, et ma armastan sind, on ju. Ja see on lihtsalt nii
Lastel on see intiimsus nii loomulik kuidagi, ma mõtlen ka, mul on 8-aastane tütar ja ta on hästi, ta armastab väga puudutusi ja ta on hästi palju kaisus, siis ta sirutab laiali. Veel. Jaa. Ja minu arust see on nagu üliilus. Mul on 3 tütart ja 1 poeg ja siis ma nagu lihtsalt selle oma teadliku naise koha pealt ma näen, et mu vanem tütar on niisugune nagu mina olin varem, niisugune kontrolliv ja kõik asjad. Ma mõnikord mõtlen, et issand, ta boyfriendil on küll raske, aga noh. Aga samas, mida ma saan teha, ma saan lihtsalt ette näidata, kuidas saab veel, on ju, olles mitte enam siis selline kontrolliv. Aga samas ma vaatan nagu see vastutus ja siis ma vaatan nagu seda enda 10-aastast või siis seda 5-aastast tütart, siis minu roll on neile õpetada vastuvõtmist. See ei ole nagu mitte kellegi teise roll, et minu ja siis laste isa roll on see, et me õpetame neile, et kuidas võtta vastu seda tüdruku olemist, mängulisust, puudutusi. Ja siis ma saan aru, minul oli see väga raske. Päriselt tuli mulle, ma arvan, et kõige raskem asi oli minu jaoks füüsiline lähedus. Ma võin olla hingeliselt olla puudutatud sellest, kuidas puuleht liigutab. Pungad tulevad välja. Aga kui see läks nagu füüsilise läheduse juurde, füüsilise läheduse pakkumise juurde, ma ei teadnud, mis sellega üldse peale hakata. Ja siis oma esimese lapsega nagu mäletan nagu, kuidas me olime just lahku läinud tema isast ja siis, aga tema oli isaga ju müravad, vaata, hull füüsiline lähedus, aga lapsel on füüsilise läheduse vajadus. Ja siis ta lihtsalt tuleb, ütleb, emme, ma tahan kaissu, ma tahan kalli, ma tahan seda ja seda. Samal ajal on su süda murtud sellest lahutusest, sellest kõigest, mis toimub. Sa nagu ei taha mingist armastusest, sa oled armuvalus. Ja siis see, kuidas ma sellega toime tulin toona, ma mõtlen nagu väga ennast lõhkub, aga kes teab, ilmselt õige. Ma lihtsalt iga päev käisin jooksmas, et lihtsalt jooksin seda valu just nagu endast välja, et ma suudaksin õhtul oma lapse kaissu võtta, sest muidu mul lihtsalt oli nagu nii suur vastupanu mingile füüsilisele lähedusele, kus sa tahad, et see tuleks mehe poolt ja siis sinu enda laps on ainus. Vaata, tahaks sortida kanaleid, kus see armastus tuleb, aga tegelikult armastus on universaalne. Ja lihtsalt võtta vastu seda, et keegi on, kes armastab sind nagu lihtsalt tingimusteta. Ja ma tean, et minu 4. laps sündis sellepärast, ma veel ei olnud ära teinud justki seda teemat, aga ta tuli mulle andma seda kogemust, et ma võin isegi siis, kui kõik ütlevad, et no sul ei ole rinnas piima või isegi siis, kui sul nagu öeldakse, et aga sa pead oma lapsele pudeli toitu andma ja siis sa lihtsalt nagu arvad, et sa oled maailma kõige hullem ema olnud ja siis sa oled juba 3 last nagu seal iga kord lootnud nagu, et palun andke mulle, et mul oleks, on ju. Aga lihtsalt viimase lapsega ma lihtsalt tegin nagu hinge tasandil ennem, kui ta sündis, ma ütlesin talle, teeme nii, et sina püüad ja mina püüan nagu ja me teeme selle koos ära. Et minuga ei juhtu mitte midagi, aga ma väga tahaksin seda kogemust sulle pakkuda. Ja isegi kui ma pidin andma juurde, siis ma 2 aastat sain imetada. Aga see oli minu jaoks midagi sellist, mis ma arvan, see imetamise soov ja kui sa seda teha ei saa. Ja siis iga kord, kui sa pudeli võtad välja kuskil, siis vaadatakse ja öeldakse, küsitakse ka, mitte ainult ei vaadata. Ehk see oli minu sees olemas, on ju hirmuna ja minu enda häbina. Aga näed, kui öeldaksegi sulle tänava peal, kas te tahate lihtsalt alkoholi hakata tarbima või tahate hakata jooma? Mul ei tule nagu selle peale, kui mis te kardate, et rinnad pärast ei ole selle kujuga või igasuguseid jaburusi. Ja samal ajal, kui sa oled võimelnud, teinud, käinud läbi nõustajaid, arste, kõike, et sul oleks näiteks rinnapiima anda oma lapsele. Ja loomulikult seal oli, ma ise täna tagantjärgi
saan aru, et see oli lihtsalt see koht, et mul oli selle hirm selle südame ja armastuse ja läheduse ja intiimsuse ees nii suur, et ma ei suutnud anda, sest ma olin nagu nii plokis siin. Ja ma lihtsalt ei osanud selle füüsilise lähedusega midagi teha. Aga selle asemel, et lihtsalt nagu õpetada naisele, et mis on need õiged võtted ja mine nüüd söö tablette purk, et käivitada mingit asja. Tegelikult nagu lihtsalt ainus asi, mis õpetada, et kuidas naisena oma südant avada, et siis kõik tuleb. Ja see on olnud nagu üks, ma arvan, et mind enim mõjutanud, et kui vaata, kuidas mina ka saan vastuseid siin, ma enda käest küsisin, et huvitav, mis oleks see minu lugu, mida ma naisena võiksin sulle tulla jagama sinna või seal raamatus, sinu kirjutatavasse raamatusse koos luua. Siis ma saan aru, et see minu imetamise lugu on lugu, mis, et kuidas sa pead saama ikkagi 4 last ennem, et sa teeksid oma südame oma lastele, oma vanematele, iseendale ja enda jumalikule suhtele lahti. Sest et mulle on õpetanud armastust ja intiimsust ainult minu lapsed kõige sügavamalt. Sest et seal on olnud see struggle. See, kui sa seisad seal või istud, siis tahaksid nagu anda seda, hoida seda last. Ja siis sa näed, et su keha ei tee sinuga koostööd lihtsalt nagu, sa annad endale pähe ja siis saad aru, et teadlikkuse koha pealt, esimese lapsega saad, ja fine, on ju. Järgmise lapsega ütled, et see ei ole kõige tähtsam, sa saad seda lähedust anda ju 1000 muul viisil ka, on ju. Aga sa õpid lihtsalt ainult ennast armastama. Ja aastad hiljem, siis kui mul oli juba see teema ära nii-öelda enda sees lahenenud või mul ei olnud enam nagu, ma ei oma väärtust ei hinnanud selle järgi. Siis mul ema ütles mulle, et ei tead, sina ka ei saanud. Et oli mingi taoline ja tegelikult mitu põlve see teema ees, aga keegi ei rääkinud mulle seda. Ja ma nagu mõtlesin, et ma olen ainus mingi enda suguvõsas, mingi ainuke nagu saamatu, kus teised saavad, sest ma mäletasin ainult, mäletasin ema ka nagu nooremate lastega, ma mäletasin nagu kõiki teisi naisi, et enda ümber. Ja see on olnud niisugune huvitav tee ja samas ka seksuaalsuse mõttes läbi selle väga tugevasse kontakti ma saan läbi rindade orgasmi, läbi puudutuse. Ja sealt kaudu mul on väga lihtne avaneda nagu nii füüsilisel tasandil kui südame tasandil. Sest minul käib ikkagi enamasti, ma ei teagi, kumb mulle väärtuslikum on või kumb mulle rohkem naudingut pakub. Et kui öeldakse küll, et nagu vaginaalne orgasm või et seksuaalne kontakt võiks olla võib-olla see, siis ma arvan, et seal ei... Ma arvan, et naistele käibki ikkagi. Naistel ongi see südame avamine ja rinnad on kõige esimene, kust naise juurde tee jõuab. Ja seda kindlasti. Aga et ma mõtlen ka selles mõttes, et see intiimsus... Et kumb mulle isiklikult nagu naudingut pakub. Et kui, et mulle mõnikord et mõnikord isegi mingist verbaalsest hingehoitusest, lähedusest ma võin saada isegi mõnikord nii palju suurema iseendaga kontakti ja nägemise, et siis seda füüsilist poolt ei ole vaja, aga see lihtsalt järgneb. Ja ma olen alati nagu ka naistele öelnud, kellel on nagu väljakutse oma mehele alistumise või avanemise või siis ma olen ikka öelnud, et nagu üks samm korraga, nagu see võib muutuda hetkega, aga kui sa ei astu isegi seda sammu, et
lihtsalt minna ja istuda rahulikult selle mehe kõrvale, kuulata lihtsalt, küsida ta käest lihtsalt, kuidas tal päriselt täna läks. Siis sa nagu ei astu endale ka lähemale, sest et kuidas saab mees pakkuda sulle turvatunnet, naudingut, kui sa ise ei võta vastutust selle eest, mis toimub nagu teie suhtes või sinu suhtes sinu endaga. Nii huvitavalt pimedaks läks meil selle peale. Nii, aga tunnen ka, et sel korral tegi võiksime vestluse kokku poole tõmmata. Mis on sinu jaoks täna selle küsimuse vastus? Mis sa küsisid alguses? Küsisin, et kuidas luua sügavamat ühendust, intiimsust iseendaga. Iseendale luues seda, iseendale neid hetki luues ja iseendale luues kogemusi. Millist kontakti sina siin täna iseendaga lõid, istudes siin sellises ruumis? Nüüd on siin selline hästi õrne pehme, et mul on praegu ka päeva lõpuks sellise hästi õrnas, hästi pehmes olemas olen. Mulle väga meeldib see naistega see intiimsus, mis see naistevaheline intiimsus, et see on selline nagu lustakas ja sügav ja hästi nagu erinevate värvidega. Hästi nõustun. Ja hoopis teistsuguse dünaamikaga kui näiteks mehe ja naise vaheline või siis, ma ei tea, meeste vaheline, kus on ainult mehed. Et kindlasti on need erinevad. Aitäh, et sa tulid täna. Aitäh. Ja ma elus aina nagu sinugi puhul või kuidagi sinuga kohtumise puhul minu jaoks on, ma olen just läbi erinevate tantra töötubade või tantra kursuste kogenud seda, kus need naised, kes on minu jaoks hästi põnevad. Nad on kuidagi ka nagu hoomamatud mõnes mõttes, et nad ei anna ennast kohe lugeda, sest nendest on nii palju lugeda. Siis nad avavad mulle tõesti huvitavat ongi intiimsuse ruumi ja hästi tugeva impulsi annavad, et ma julgeksin, tahaksin, oleksin nagu põnevil iseendaga kontakti, intiimse kontakti loomisel. Et just kui ma viimasel ajal intiimsusele natuke mingites erinevates tähendustes mõelnud, aga kuidagi täna sina tõid mulle mingi nagu selle südame kaudu, südame intiimsuse koha. See on nii huvitav, et ma olen nagu niisugust intiimsust geeniusega kontekstis seda vaadanud, aga kuidagi täna sina tõid hästi niisuguse südame intiimsuse siia ruumi. Aitäh sulle ja veel kord. Aitäh sulle. Ja imelistele kuulajatele ka. Kareni kontaktid ja selle info, kust temaga saab kontakti võtta, võib-olla siis ka hoopis seda lugu koos kirja panna, et selle info paneme kirjeldustesse, mis meil podcastiga kaasnevad, ehk siis podcasti kirjelduses sa leiad selle ülesse. Ja kui sina tunned, et sina oled keegi, kes siin sama koha peal tahaks istuda, siis võta meiega ühendust podcast@ehedusest.ee või siis kirjuta otse meile kuskil sotsiaalmeedia avarustes siis sinna postkasti.
ja leia üles ka meie ehedusest kogukonna grupp, et sa saaksid hakata ka kohtuma või jagama või kuidagi, ma ei ütleks, et sa pead, aga pigem on see koht, kus ma tunnen, et saab võimendada mingeid mõtteid või pärleid või küsida või kuidagi ma saan aru, et sellest on miski loomises, aga ma veel ei tea, mis see on. Ja siis ma lihtsalt usaldan, et see, kes teab, siis ta tuleb minu ellu ja hästi suures usalduses, et kõik asjad täpselt õigel hetkel. Igal juhul aitäh sulle, et sa kuulasid ja näeme taas. Aitäh.